Kindlus, täius ning magus kosutus on olla Kristuses. Jonathan Edwards. Loen pühakirjast prohvet Jesaja raamatust 32. peatükist ja 2. salmist. Siis on igaüks neist otse kui pelgupaik tuule või ulualune vihmahoo eest. Otse kui veeojad põuases paigas, otse kui võimsa kalju vari märga igatseval maal. Nendes sõnades võime täheldada esiteks isik, kellest siin prohveteeritakse ja keda kiidetakse, nimelt issand Jeesus Kristus, kuningas, kellest on juttu eelmises salmis, hakkab valitsema õigluses. Sellest kuningast on Vanas Testamendis ja eriti prohvet Jesaja raamatus rohkesti ette kuulutatud. Prohvetid on aeg-ajalt kuulutanud kurikuulsaid ennustusi selle suure kuninga kohta, kes pidi tulema. Ei ole ühtki, kellest Vana Testamendi prohvetid räägiksid nii suurejooneliselt ja ülendavalt kui Messiast. Nad nägid tema päeva ja rõõmustasid ning uurisid koos inglitega usinalt neid asju. 1. Peetruse 1, 11 ja 12 ütleb: Nad püüdsid välja uurida, mille kohta ja millisest ajast andis teateid nendes olev Kristuse vaim, tunnistades ette Kristuse kannatusi ja neile järgnevat kirkust. Neile ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile, teie teenimiseks, oli kõik see, mida nüüd teile on kuulutatud nende kaudu, kes teile taevast läkitatud pühas vaimus on toonud rõõmusõnumeid, millesse isegi inglid igatsevad kummardades vaadata. Meile öeldakse siin, et inimene on pelgupaik tuule eest ja nii edasi. Sõnade rõhuasetus viitab, et selleks peaks olema inimene. Kui seda oleks öeldud Jumala kohta, ei oleks see Vana Testamendi vaadatest imelik, sest Jumalat nimetatakse sageli oma rahva pelgupaigaks, varjupaigaks hädaajal, tugevaks kaljuks ja kõrgeks torniks. Tähelepanuväärne on aga see, et neid asju öeldakse inimese kohta. See on aga prohveteering lihaks saanud Jumala poja kohta. Asjad, mida siin tema kohta prohveteeritakse ja kiitused, mis talle antakse. Tema on pelgupaik tuule ja ulualune vihmahoo eest. See tähendab, et ta on oma rahva turvalisus ja kaitse, kelle juurde nad põgenevad kaitseks ohu ja häda ajal. Tema juurde nad põgenevad nagu keegi, kes on väljas ja näeb hirmsat tormi tõusmas. Ta kiirustab mõnda varju alusesse, et end kaitsta. Nii et ükskõik kui raevukas torm ka poleks, on tal seal sees turvaline ning tuul ja vihm, mis peksavad nii ägedalt vastu katust ja seinu, ei ole siiski talle hädaasjaks. Tema on nagu veeojad põuases paigas. See on viide Araabia kõrbele, mis on ülimalt kuum ja kuiv maa. Seal võib mitu päeva reisida ega näha ühtki märki jõest, ojast või allikast, vaid ainult kuiva ja kuivanud kõrbe. Nii et rändaja on valmis janusse surema, nagu Iisraeli lapsed, kui nad selles kõrbes olid, olles nõrgad, sest seal ei olnud vett. Kui aga inimene leiab Jeesuse Kristuse, siis on ta nagu inimene, kes on rännanud neis kõrbetes, olles peaaegu janusse surnud, kuid kes viimaks leiab jaheda ja selge veega jõe. Kristust iseloomustab jõe vesi, mis kaljust Iisraeli laste jaoks välja tuli, selles samas kõrbes. Teda võrreldakse jõega, sest temas on selline küllus ja täius. Tema on nagu võimsa kalju vari märga igatseval maal. Viitab jällegi Araabia kõrbele. Siin ei öelda, et ta on nagu puuvari, sest mõnes kohas sellel maal ei ole midagi muud peale kuiva liiva ja kaljude. Mitte ühtegi puud ei ole näha. Ja päike peksab ülimalt kuuvalt liiva peale ning kõik varjud, mida seal leidub, kus rändaja saaks puhata ja end kõrvetava päikese eest varjata, on mõne suure kivivari. Need, kes tulevad Kristuse juurde, leiavad sellist puhkust ja värskendust, nagu väsinud rändaja leiab, sellel kuumal kõrbemaal, suure kalju varjus. Ma esitan 3 väidet, mis seletavad teksti erinevaid osi. Esiteks,
Kristuses Jeesuses on rohkesti rahu ja kindlustunnet neile, kes on hirmus ja ohus. Tema on pelgupaik tuule eest, ulualune vihmahoo eest. Teiseks, Kristuses on kosutus väsinud ja janunevate hingede rahuldamiseks ja nende täielikuks rahuloluks. Tema on nagu veeoja põuoses paigas. Ja kolmandaks, Kristuses Jeesuses on segamatu puhkus ja magus kosutus sellele, kes on väsinud. Tema on nagu suure kalju vari märga igatseval maal. Kristuses Jeesuses on rohkesti rahu ja kindlustunnet neile, kes on hirmus ja ohus. Hirme ja ohte, mis inimesele osaks saavad, on kahte liiki, ajalised ja igavikulised. Inimesed on sageli hädas ajaliste hädade kartuse tõttu. Me elame kurjas maailmas, kus meid võivad tabada rohked mured ja õnnetused ja suur osa meie elust kulub praeguse või mineviku kurbuse ja tulevaste hädade kartuses. Millised vaesed ahastuses olevad olendid me küll oleme, kui Jumal arvab heaks meie peale oma kohtumõistmist tulla. Milline hirm küll valutab meie südameid, kui ta saadab surmava haiguse meie üle valitsema. Kui hirmus on meie olukord, kui mõni inimene on haigestunud ja kardab oma elu pärast või kui meie lähedased sõbrad on surma äärel või kui paljud muud ohud meid ähvardavad. Rahu ja turvalisus on küll neile olemas, keda sellised hirmud vaevavad ja kes on sattunud sellistesse ohtudesse. Aga Kristus on varjupaik igas hädas. Temas on kogu toetus ja rahu alus, mis iganes meid ka ei ohustaks. See, kelle süda on Kristusele lootma jäänud, ei pea kartma ühtki kurja sõna. Nagu mäed on Jeruusalemma ümber, nii on Kristus nende ümber, kes teda kardavad. Tahaksin oma tähelepanu pöörata aga teisele nimetatud hirmule. Hirm ja oht Jumala viha ees. Hirmunud südametunnistus, patu kohutavate viljade hirmus ootamine ja vihase Jumala pahameel on lõpmatult kõige kohutavamad. Kui inimene on selliste asjade ohus ega maga, siis on nad rohkem hirmunud, kui mis tahes välise kurjuse ohu tõttu võiks olla. Inimene on ka kõige kahetsusväärsemas olukorras just seetõttu, et ta on loomu poolest Jumala viha all ja kui ta tajub, kui sünge on tema olukord, siis on ta kohutavas hirmus ja sünges ootuses. Jumal on näinud heaks teha mõnedele nende tõelise seisundi avalikuks. Ta laseb neil näha tormi, mis neid ähvardab. Seda, kui mustad on pilved ja kuivõrd äikesega täidetud. Ta laseb neil näha põletavat tormikõua, mille ohus nad on. Ning et see võib neid kiiresti tabada ja neil ei ole midagi, mis neid selle eest võiks kaitsta. Ning et tema viha ägedus võib neid tabada. See on hirmatav seisund, kui inimest tabab Jumala viha kohutavuse tunnetus. Kui tema südamesse on tunginud veendumus, et suur Jumal ei ole temaga lepitatud, et ta arvestab talle süüd neis ja neis pattudes ja et ta on tema peale piisavalt vihane, et teda igaveseks hukka mõista. On kohutav uinuda ja üles tõusta, on kohutav süüa ja juua ning käia päevast päeva Jumala viha all. Sellisel juhul on inimene valmis iga asja ees kartma. Ta kardab kohtuda Jumala vihaga, kuhu iganes ta ka ei läheks. Tal ei ole meelerahu, vaid tema kõrvu kostab kohutav heli. Tema meel on vaevatud ja ta heitleb tormi käes ega saa lohutust ning julgus on valmis ära langema ja vaim on valmis hirmust uppuma. Sest kuidas küll suudaks üks vaene ussika taluda suure Jumala viha, mida ta ka ei annaks südame rahu eest, mida ta ka ei annaks, et võiks leida kaitset. Kui sellised hirmud suurel määral tekivad või kestavad kaua aega, nõrgestab see südant väga ja tekitavad inimeses värisemise ja kartuse meele. Selliste jaoks on aga Jeesuses Kristuses rohkesti rahu ja turvalisust ja see ilmneb järgmistest asjadest. Esiteks, Kristus on võtnud kohustuse päästa kõik need sellest, mida nad kardavad, kui nad tulevad tema juurde. See on tema kutsetöö. Töö, millega ta tegeles juba enne maailma rajamist. See on see, mida ta alati on oma mõtetes ja kavatsustes kandnud. Ta on võtnud igavesest ajast peale kohustuse olla nende varjupaigaks, kes kardavad Jumala viha.
Tema tarkus on selline, et ta ei võtaks kunagi ette tööd, milleks tal ei oleks piisavalt jõudu. Kui mõned oleksid nii kohutavas olukorras, et ta ei suudaks neid kaitsta või nii süüdi, et ta ei sobiks neid päästma, siis poleks ta kunagi nende eest midagi ette võtnud. Need, kes on hädas ja ahistavas hirmus, saavad Jeesuse Kristuse juurde tulles oma hirmu leevendamiseks seda, mida Kristus on neile lubanud. Seda, et ta kaitseb neid, et nad tulevad tema kutsel, et Kristus on oma usku pantinud nende turvalisuse eest, kui nad temasse peituvad, ja et ta on lepinguga Jumala Isa ees kohustunud, et ta päästab need vaevatud ja ahastuses olevad hinged, kes tema juurde tulevad. Kristus on oma vabal tahtel hakanud nende eest käendajaks. Ta on end vabatahtlikult nende asemele seadnud. Ja kui õiglusel on midagi nende vastu, siis on tema võtnud kohustuse nende eest vastutada. Ta on oma tegudega kohustunud nende eest vastutama. Nii et kui nad on end Jumala viha ja õiguse löögi alla pannud, siis ei ole see mitte nende, vaid tema mure, kuidas vastata või heastada seda, mida nad on teinud. Olgugi see viha nii suur, mille nad on ära teeninud, seisavad nad siiski nii kindlalt, just kui poleks nad kunagi midagi ära teeninud, sest ta on võtnud endale kohustuse nende eest seista, olgu siis nende süü suurem või väiksem. Kui nad on Kristuses Jeesuses, siis tormikõu tuleb tema peale, mitte nende peale, nagu siis, kui oleme hea varjualuse all, siis torm, mis muidu tuleks meie pea peale, tuleb varjualuse peale. Teiseks, tema on Isa poolt selleks tööks valitud ja määratud. Ei ole mingit hirmu ega kahtlust selles, kas Isa kiidaks heaks Kristuse Jeesuse ettevõtmise, kas ta võtab teda tagatiseks või kas ta tahab, et tema viha valataks meie õnnetute patuste peale, meie õnnetute patuste asemel tema enda kalli poja peale, sest temaga oli selle kohta kokkulepe juba enne maailma rajamist. See oli asi, mis Jumalale oli väga südames, et tema poeg Jeesus Kristus peaks selle töö ette võtma ning Isa oli see, kes ta maailma saatis. See on nii Jumala Isa kui ka Jumala poja tegu. Sellepärast ütleb Kristus Isale, lähenedes oma ristisurmale, et ta on lõpetanud töö, mille ta temale teha andis. Kristust nimetatakse sageli Jumala valituks, sest Isa valis ta sellele tööle ning Jumala võituks, sest sõnad Messias ja Kristus tähendavad võitut, sest ta on selleks kohane ja Jumala poolt selleks tööks määratud. Kui me oleme Kristuses Jeesuses, siis on õiglus ja seadus meie pattude suhtes rahuldatud, ilma meie kahjuta. Patuse hirmu ja häda aluseks on Jumala õiglus ja seadus, sest need on tema vastu ja need on muutumatud ning need peavad saama rahuldatud. Iga seaduse punkt peab saama täidetud, enne hävitatakse taevas ja maa, kui et õiglust ei kohaldataks. Ei ole võimalik, et patt pääseks õiglusest. Kui aga hädas värisev hing, kes kardab õigust, põgeneks Kristuse juurde, oleks tal siiski turvaline peidupaik. Õiglus ja seadus saavad siis täidetud sama täielikult, kuigi temal on turvaline ja ta seisab puutumatult, kui siis, kui ta peaks igavesti hävinema. Kristus kannab õigluse löögi ja seaduse needuse, see langeb tema peale täielikult. Kristus kannab kogu selle kättemaksu, mis kuulub tema poolt toime pandud patule ja seda ei ole vaja 2 korda kanda. Tema ajalised kannatused on tema isiku lõpmatu väärikuse tõttu samaväärsed lihtsa inimese igaveste kannatustega. Sellisel juhul kehtivad tema kannatused sellele, kes põgeneb tema juurde, sama hästi justkui oleksid need olnud tema omad, sest need on tõepoolest tema omad Kristuse ja tema vahelise ühenduse tõttu. Kristus on teinud end nendega üheks. Tema on pea ja nemad on liikmed. Seega, kui Kristus kannatab uskliku eest, siis ei ole vaja tema kannatusi. Ja mida ta peaks siis kartma? Tema turvalisus ei ole mitte ainult kooskõlas absoluutse õiglusega, vaid see on kooskõlas ka seaduse mõttekäiguga. Seadus jätab õiglaselt ruumi sellisele asjale nagu käendusele vastamine.
kui karistuse eesmärk seaduse autoriteedi ja valitseja majesteetlikkuse säilitamisel on täielikult tagatud Kristuse kui tema käendaja kannatustega, siis on Jumala seadus selle õige ja õiglase tõlgenduse kohaselt täidetud Kristuse kannatustes sama palju, kui see oleks olnud tema enda kannatustes. See ähvardus, et sa pead kindlasti surema, on õigesti täidetud Kristuse surmas, nii nagu seda õigesti tuleb mõista. Seega, kui need, kes kardavad ja lähevad Jeesuse Kristuse juurde, siis ei pea nad seaduse ähvardusest mitte midagi kartma. Seaduse ähvardusel ei ole nendega midagi pistmist. Need, kes tulevad Kristuse juurde, ei pea kartma Jumala viha oma pattude pärast, sest Jumala au ei kannata nende karistusest pääsemise ja õnnelikuks saamise tõttu. Haavatud hing tunneb, et ta on solvanud Jumala majesteetlikkust ja ta vaatab Jumalale kui oma au kaitsjale, kui armukadedale Jumalale, kes ei pilguta, kui ääretult suurele Jumalale, kes ei kannata, et teda solvatakse, kes ei salli, et tema autoriteeti ja majesteeti tallatakse, kes ei kannata, et tema headust kuritarvitatakse. Jumala nägemine selles valguses hirmutab ärkvel olevaid hingi. Nad mõtlevad, kui palju nad on pattu teinud, kuidas nad on pattu teinud valguse vastu, sagedaste pikaajaliste üleskutsetega ja hoiatustega ja kuidas nad on armu alandanud ja süüdi olnud selles, et on Jumala armu pööranud liiderlikkuseks, võttes Jumala halastusest julgust, et jätkata patus tema vastu. Ja nad kardavad, et Jumal on nii solvunud selle põlguse ja alandamise pärast, mida nad on tema vastu teinud, et tema, hoides oma au, ei anna neile kunagi andeks, vaid karistab neid. Aga kui nad lähevad Kristuse juurde, siis ei saa Jumal ja majesteetlik au ja autoriteet vähimalgi määral kannatada, kui nad vabanevad ja saavad õnnelikuks. Sest see, mida Kristus on teinud, on Jumala au täielikult taastanud. Jumala autoriteedile ja majesteetlikkusele on suurem au, et nii auline inimene kannatab pigem seda, mida seadus nõuab, kui et seda rikutakse. Kindlasti on see Jumala majesteetlikkuse au imeline väljendus, kui lõpmatu ja igavene isik sureb selle eest, mille eest ta süüdi ei ole. Sellisel juhul on Kristus oma kuulekusega, selle kuulekuse kaudu, mille ta meie pärast nende enese peale võttis, austanud Jumalat palju rohkem, kui meie kõigi patud on teda häbistanud, ükskõik kui palju ja kui suurel määral. Kui suur au on see Jumala seadusele, et nii suur inimene on valmis sellele alluma ja sellele kuuletuma. Jumal vihkab meie patte, kuid mitte rohkem, kui ta rõõmustab Kristuse kuulekuse üle, mida ta selle eest tegi. See on talle magus lõhn, puhtuse lõhn. Jumal on küll aga hüvitatud ja ta ei soovi enam midagi. Kristuse õiglus on lõpmatu väärtuse ja teenimisega. Kristus on Isale nii kallis inimene, et need, kes on Kristuses, ei pea üleüldse kartma, et kas nad tema arvel vastu võetakse või mitte. Kui Kristus on vastu võetud, peavad nad järelikult olema vastu võetud, sest nad on Kristuses, kui liikmed, kui osad, kui seesama. Nad on Kristuse ihu, tema liha ja luud. Need, kes on Kristuses Jeesuses, on üks vaim. Ja seetõttu, kui Jumal armastab Kristust, Jeesust, peab ta tingimata aktsepteerima ka neid, kes on temas. Aga Kristus on Isale ülimalt kallis inimene. Isa armastus poja vastu on tõesti lõpmatu. Jumal armastab poega tingimusteta. Jumal võiks sama hästi lakata olemast, kui lakata armastamast poega. Ta on Jumala välja valitu, kelle üle tema hing rõõmustab. Ta on tema armastatud poeg, kelle üle tal on hea meel. Ta armastas teda juba enne maailma loomist ja tal oli temast lõpmatu rõõm igavesest ajast alates. Sellepärast võib hirmunud südametunnistus siin puhata ja saada rikkalikku rahulolu, et tal on Kristuses turvaline ja tal ei ole vähimatki ohtu, vaid et ta saab vastu võetud ja tal on rahu Jumalaga Kristuses. Jumal on andnud avaliku tunnistuse, et Kristus on teinud ja kannatanud piisavalt, et ta on sellega rahul, sest ta on tema surnuist üles äratanud. Kristus, olles oma kannatustes, oli ta õigluse käes. Ta oli Jumala vangiks usklike eest ja Jumal arvas heaks teda murda ja teda kurvastada ning teda alandada.
ja tema surnuist üles äratamisega, andis ta teada, et sellest piisab. Kui Jumal ei oleks olnud rahul, miks ta siis Kristuse nii ruttu surnest üles tõstis? Ta oli õigluse käes ja võiksime küsida, et miks küll Jumal ei valanud tema peale rohkem viha ja ei hoidnud teda kauem pimeduse ahelates. Jumal tõstis ta üles ja avas tema vangla uksed, sest ta ei tahtnud enam midagi rohkemat. Nüüd on kõikidele patustele üles tõusnud päästja läbi vaba ja kindel juurdepääs Jumala armu sisse, sest on piisavalt tehtud ja Jumal on rahul, nagu ta on seda kuulutanud ja kinnitanud Kristuse üles tõusmisega, kes on elus ja elab igavesti ja teeb eestpalvet vaeste vaevatud hingade eest, kes tema juurde tulevad. Kristusel on turvalisuse pakkumise ja päästmise vägi, nii et me ei pea kartma, sest kui me oleme temaga ühendatud, siis me võime seista kindlalt. Jumal on andnud talle kogu väe taevas ja maa peal, et anda igavene elu igaühele, kes tema juurde tuleb. Ta on pannud koguduse peaks ja kõigi asjade üle. Päästetöö on jäänud tema enda kätte. Ta võib päästa, keda tahab, ja kaitsta oma väega neid, kes temas on. Millest suuremat usalduse alust võiks Jumal meile pakkuda sellest, et vahendaja, kes suri meie eest ja seisab meie eest, on usaldanud talle selle asja jaotamise, mille ostmiseks ta suri ja mille eest ta seisab. Kristuse armastus ja kaastunne ning armulikkus on sellised, et me võime olla kindlad, et ta on valmis vastu võtma kõiki, kes tema juurde tulevad. Kui ta seda ei teeks, siis ei täidaks ta oma kohustust ja ka oma lubadust isale ja meile. Ja tema tarkus ja ustavus ei lubaks seda. Kui ta on nii täis armastust ja headust, et ta ei soovi midagi muud, kui meid vastu võtta ja kaitsta, kui me tema juurde tuleme. Kristus on ülimalt valmis meile halastama, tema käed on avatud meid vastu võtma. Ja ta rõõmustab, et vastu võtta tema juurde tulevad hädas olevad hinged ja neid kaitsta. Ta kogub neid, nagu kana kogub oma tibud oma tiibade alla. See on töö, mille üle ta ülimalt rõõmustab, sest ta rõõmustab armastuse ja halastuse tegude üle. Ja ma kasutan nüüd öeldud, et kutsuda neid, kes kardavad Jumala viha, tulema Kristuse Jeesuse juurde, sest te olete tõepoolest kohutavas olukorras. Sünge on meie olukord, kui Jumala viha meid ähvardab ja me ei tea, kui kiiresti see meie peale langeb. Te tunnete mingil määral, et see on kohutav olukord. Te olete täis hirmu ja häda ning te ei tea, kuhu abi saamiseks põgeneda. Teie mõistus on just kui tormi käes. Kui kurb see on, et te peate oma elu sellises olukorras veetma. Kui Kristus annaks teile varjupaiga nagu kana tema oma tiibade varju all, kui te vaid tahaksite, ja et te peaksite elama sellist hirmu äratavat, ahastavat elu, kui Kristus Jeesus on samas nii palju teie turvalisuse eest teinud. Kui õnnelikud te küll oleksite, kui teie südamed vaid veenduksid Jeesusesse peituma, siis oleksite igasugusest ohust väljaspool. Mis iganes tormid ka väljaspool on, teie võiksite kindlalt puhata. Kuuleksite küll tuule ja äikseme õllu, kuid oleksite siiski turvaliselt peidetud. Saage ometi aru, et teil on vaja end Kristuses Jeesuses peita. Millist suuremat kindlustunnet sa võiksid küll soovida? Ta on võtnud kohustuse sind kaitsta ning päästa, kui sa tema juurde tuled. See on tema töö ja ta tegeles sellega juba enne maailma rajamist ja ta on andnud oma ustava lubaduse, et ta ei riku. Ja kui sa vaid põgened sinna, siis on tema sinu elu eest, ta vastutab sinu eest, sul ei ole midagi muud teha, kui rahulikult temas puhata. Sa võid seista paigal ja näha, mida Issand sinu eest, sinu heaks teeb. Kui on midagi kannatada, siis on kannatamine Kristuse oma. Sul ei ole midagi kannatada, kui on midagi, mida vaja teha, siis on selle tegemine Kristuse ülesanne. Sinul ei ole midagi muud vaja teha, kui vaid paigal seista ja seda vaadata. Isa võtab teid kindlasti vastu, kui teie hing hoiab kinni Kristusest Jeesusest. Kristus on Isa poolt valitud ja võidetud ning saadetud just selleks, et päästa neid, kes on ohus ja hirmus. Ja ta on Jumala armastatud, isegi lõpmatult armastatud. Ja ta võtab vastu need, kes temas on.
õigluse seadus ei ole sinu vastu, kui sa oled Kristuses. Sest see ähvardus, päev, millal sa sööd, sa pead surema, selle õiges tähenduses ei puuduta sind. Jumala majesteetlikkus ja au ei ole sinu vastu, kui sa tema juurde tuled ja saad õigeks mõistetud. Ei pea sa mitte midagi kartma. Õigeks mõistmine on juba ära tehtud, see on juba möödas ja kuulutatud kõigile, kes tulevad Kristuse juurde, Kristuse ülestõusmise kaudu. Ja niipea, kui sa kunagi tuled, oled sa selle kaudu vabaks kuulutatud. Kui sa tuled Kristuse juurde, siis on see kindel märk sellest, et Kristus armastas sind igavesest ajast ja et ta suri sinu eest, et sa võid olla kindel, et ta suri sinu eest, siis ta ei kaota oma surmaga saavutatud eesmärki, sest igavese elu andmine on tema kätte usaldatud. Sellepärast ei pea nii ohtlikus seisundis jätkama. Teie jaoks on abi olemas, te ei pea jätkuvalt tormi käes seisma, sest teie lähedal on niivõrd hea varjupaik, mille uksed on avatud teie vastu, neid vastu võtma. Sellepärast kiirusta tema juurde, kes on peidupaik tuule ja varjualune tormi eest. Ja see tõde peaks ka usklikke rohkem issandat Kristust hindama panema. Mõtelgem selle peale, et tema ainult on see, kes kaitseb teid viha eest. Ja temas on turvaline kaitse. Teie kaitseks on kõrge torn, teie pelgulinn on valutamatu. Ei ole sellist kaitset, sellist kalju nagu teie kalju. Ei ole ühtki Kristuse sarnast. Ükski ei ole nagu Jeesurni Jumal, kes sõidab sulle appi taevas ja pilvedes oma ülevas tureduses. Tema, kelle peale sa loodad, on kõigi nende kaitsja, kes temasse oma lootuse panevad. Hinda seda päästjat, kes hoiab sinu hinge turvaliselt, samal ajal kui tuhanded teisi Jumala viha ja raevu poolt minema veetakse ja neid põrgus raevuka ja põleva tormi käes vintsutatakse. Kuivõrd palju parem on sinu olukord kui nende oma? Kellele sa selle eest võlgned, kui mitte issandale, Jeesusele ja Kristusele? Tuletaga meelde, milline on teie olukord ja kunagi olnud ja milline on see praegu ja hinnaka Jeesust Kristust. Ja need kristlased, kes kahtlevad ja kardavad oma elu pärast, oma olukorra pärast, lennaku taas Jeesuse Kristuse juurde, kes on pelgupaik tuule ja varjualune tormi eest. Enamik kristlastel on aeg-ajalt kartus, et nad ei pruugi lõpuni usus püsida. Sellised kahtlused on alati tingitud puudulikust usust ja parim abinõu nende vastu on ühe hinge uus pöördumine selle pelgupaiga juurde. Seesama tegu, mis alguses andis lohutust ja rahu, see toob taaskord rahu. Need, kes näevad selgelt Kristuse piisavust ja seda, kuivõrd turvaline on usaldada end tema hoolde, et ta neid päästaks sellest, mida nad kardavad, puhkavad selles teadmises, et Kristus kaitseb neid. Ja nad suunatakse sellistel aegadel tegema nii nagu psalmist, psalm 56, 4 ja 5. Sel päeval, kui ma kardan, loodan ma sinu peale. Jumala peale, kelle sõna ma kiidan. Ma loodan Jumala peale, ei ma karda, mida võibki lihane inimene mulle teha. Kristuses on ette nähtud vaeste ja janunevate hingede täielik rahulolu. See mõte tuleneb meie teksti nendest sõnadest, nagu veeojad märga igatseval maal. Kuivas ja kuivunud kõrbes, kus on suur vee puudus ja kus rändur on valmis janusse hukkuma. Selline oli kõrb, kus Iisraeli lapsed rändasid. Seda võrdlust kasutatakse mujalgi pühakirjas. Psalm 63:1 ütleb: Jumal, sina oled minu Jumal, varakult otsin ma sind. Mu hing januneb sinu järele, mu liha igatseb sinu järele kuival ja janusel maal, kus ei ole vett. Ja psalm 143:6 ütleb: ma sirutan oma käed sinu poole, mu hing januneb sinu järele nagu janune maa. Need, kes rändavad sellisel maal, kes rändavad sellises kõrbes, vajavad vett üliväga, sest nad hukkuvad selle puudumise tõttu ja seega on neil suur janu ja igatsus selle järele.
Öeldakse, et Kristus on kui veeoja, sest temas on selline küllus, nii rikkalik varu, et rahuldada hädas olevat ja higatsevat hinge. Kui keegi on äärmiselt janune, siis ei rahulda teda vaid väike lonksuke vett. Kuid kui ta jõuab jõe äärde, leiab ta külluse, sest seal ta võib oma janu täielikult rahuldada. Kristus on nagu jõgi, sest ta on piisav mitte ainult ühele janunevale hingele, vaid temas on ka täielik küllus neile, kes tulevad pärast teda. Janune inimene ei suuda oma januga jõe veekogust eriti palju väiksemaks teha. Ja Kristus on nagu jõgi ka teistsuguses mõttes. Jõgi voolab pidevalt, allikast tuleb pidevalt värsket vett, nii et inimene võiks sellest elada ja saada vett kogu oma elu jooksul. Nii on Kristus igavesti voolav allikas ja ta varustab oma rahvast pidevalt ja see allikas ei see kunagi otsa. Need, kes tulevad Kristuses, kes elavad Kristuses, võivad saada temast värsket varu kogu igavikku. Nad võivad saada üha uusi ja uusi õnnistusi, mis on alati uued ja mis ei lõppe kunagi. Meie teise väite illustreerimiseks ma näitan esiteks, mida iga inimese hing loomulikult ja vajadusest tulenevalt ihkab. Esiteks, iga inimese hing ihkab teatud vajadusest tulenevalt õnnelikkust. See on inimloomuse üldine isu, mis on ühtviisi olemas nii headel kui ka õeletel. See on sama üldine kui hinge enda olemus, sest see tuleneb vahetult sellest olemusest lähtuvast vajadusest. See ei ole loomulikult mitte ainult kogu inimkonnale, vaid ka inglitele. See on olemas kõikidel mõistlikel arukatel olenditel, nii taevas kui maa peal kui ka põrgus, sest see tuleneb ühest aruka olendi vajadusest. Ei ole olemas ühtki mõistlikku olendit ilma õnne, armastuse ja soovita. On võimatu, et ükski loodud olend võiks armastada viletsust või mitte armastada õnne, sest see tähendaks ilmselgelt vastuolu. Sest viletsuses olemine tähendab olla seisundis, mida meie loomus vihkab, ja õnne mõiste on olla sellises seisundis, mis meie loomusele on kõige meeldivam. Sellepärast see õnne iha peab olema ületamatu, mida ei saa kunagi muuta, seda ei saa kunagi ületada ega kuidagi vähendada. Noored ja vanad armastavad õnne ühtmoodi, head ja halvad, targad ja rumalad, kuigi inimeste arusaamad õnnest on väga erinevad. Mõned arvavad, et seda võib leida ühes asjas ja mõned arvavad, et teises. Kuid mis puutub õnnelikkuse soovi üldiselt, siis ei ole erinevusi. On erinevaid soove ja igatsusi, mida võib ohjeldada, alal hoida ja ka ületada, kuid üldist õnne soovi ei saa kunagi ületada. Teiseks, iga inimese hing ihkab õnne, mis vastab tema loomuse võimetele. Inimese hing on nagu anum ja hinge mahutavus on nagu anuma suurus või sisu. Ja sellepärast isegi kui inimesel on palju rõõmu ja õnne, kuid kuna see anum ei saa kunagi täis, ei lõppe ka iha. Iga hing on rahutu seni, kuni ta naudib seda, mis täidaks tema hinge anuma. Nii võime täheldada ka metsloomade puhul. Kui neil on olemas see, mis on nende loomusele sobiv ja proportsionaalne nende võimekusega, on nad rahul. Inimene on loomult selline, et ta on võimeline ülimalt suureks õnneks. Ta on loodud palju kõrgemast loomusest kui metsloomad ja seetõttu peab tal olema palju suurem õnn, et olla rahul. Ja väliste meelte rõõmud, millega loomad on rahul, ei rahulda inimest. Tal on teisi kõrgemast loomusest soove, mis vajavad midagi, mis neid täidaks. Kui meeled on rahuldatud, kuid kui hinge igatsusi ei täideta, jääb inimene oma igatsevasse rahutusse. See on eriti just meie mõistmisvõimest tulenevalt, et inimese hing on võimeline nii suureks õnneks ja ihkab niivõrd palju. Meie mõistmisvõime on ülimalt ulatuslik. See ulatub kaugemale kui maa piirid, kaugemale kui loodu piirid. Kuna me oleme võimelised mõistma tohutult rohkem, kui me mõistame, siis kes küll oskaks öelda, kui kaugele on inimene võimeline oma mõistmist laiendama. Ja kui mõistmine laieneb, siis laienevad koos sellega ka soovid. Seega peab olema midagi hoomamatut, mis rahuldaks hinge. Me ei rahuldu kunagi ainult sellega, millele me lõppu näeme. Me ei
saa kunagi rahul olla selle õnnega, millele saab leida põhja. Inimesele võib tunduda, et ta leiab kogu oma külluse mõnda aega kõigist sellest, mis on hoomatav. Kuid mõne aja pärast ta leiab, et ta tahab midagi muud peale selle. Ja see tõdemus on küllaltki ilmselge, kui me vaatame seda rahutut maailma. Igaüks küsib, kes näitab meile midagi head. Inimene on langenud olekus. Oma langenud olekus ta tunneb sellest õnnest väga suurt puudust. Oli aeg, kui inimene seda õnne nautis, kuid inimkond on langenud väga madalale. Me oleme loomult vaesed, puudust kannatavad olendid. Me tulime siia maailma alasti ja meie hinged, nagu ka meie kehad, on puudust kannatavas on viletsas ja viletsas seisundis. Toit, mis meie loomusele oleks kohane, see on meist niivõrd kaugel, et me ahnitseme nende koorikute järele, mida sead söövad. Inimese puudus tema loomulikus seisundis ilmneb tema rahulolematusest, himustavast meelest. See näitab, et tema hing on vägagi tühi, kui ta hüüab nagu kaan, andke, ega ütle, sellest on küllalt. Me oleme loomult nagu kadunud poeg, sest me oleme kunagi olnud rikkad, kuid me lahkusime oma isa majast ja me oleme oma varanduse ära raisanud ning oleme jäänud vaesteks, näljasteks ja viletsateks. Inimesed oma loomupärases seisundis võivad leida küll midagi, millega rahuldada oma meeli, kuid hingele ei ole midagi, millega seda ära toita. See õilsam ja tähtsam osa saab toidu puudumise tõttu hukka. Nad võivad päevast päeva pidutsedes rõõmustada, nad võivad hellitada oma keha, kuid oma hingi ei saa nad sellest lauast toita. Nad võivad juua veini kruusidest, kuid vaimne osa ei saa kosutatud. Meie ülevamad vajadused peavad sama hästi toidetud saama kui madalamad vajadused. Tõeline puudus ja tõeline armetus seisab nende asjade puudumises, mida meie vaimne osa vajab. Need patused, kes on põhjalikult üles äratatud, tunnetavad oma suurt puudust. Suur hulk inimesi ei ole oma viletsusest puudust kannatavast seisundist aga teadlikult. On palju neid, kes on sedavõrd vaesed, kuid kes arvavad endid rikkad olevat ja just varade poolest rikkad. Tõepoolest, ei ole ühtki loomupärast inimest, kellel oleks tõeline rahulolu. Nad on kõik rahutud ja nad hüüavad, kes meile midagi head näitaks. Aga paljud ei ole teadlikud sellest, kui ülimalt puudulik on nende seisund. Kuid põhjalikult ärkvel olev hing näeb, et ta on tõelisest õnnest väga kaugel ja need asjad, mida ta omab, ei tee teda kunagi õnnelikuks. Et ta on kogu oma välise vara juures armetu ja vilets ja vaene, pime ja alasti. Ta saab aru nende asjade lühiajalisusest ja ebakindlusest ning nende ebapiisavusest, et rahuldada murelikku südametunnistust. Ta tahab midagi muud, mis annaks talle rahu ja kergendust. Kui te ütleksite talle, et tal võiks olla kuningriik, et teda ei rahuldaks teda siiski. Ta soovib, et tema patud saaksid andeks antud ja tal oleks rahu oma kohtumõistjaga. Ta on vaene ja ta muutub justkui kerjuse sarnaseks. Ta tuleb ja hüüab appi. Ta ei janune mitte sellepärast, et ta veel näeb, kus on tõeline õnn, vaid sellepärast, et ta näeb, et tal seda ei ole ja et ta ei suuda seda leida. Ta on ilma lohutusest ega tea, kust seda leida, kuid ta igatseb seda. Oi, mida aga ta ei annaks, et leida tõelist rahu ja lohutust. Sellised on need näljased ja janused hinged, keda Kristus nii sageli kutsub enese juurde. Jesaja 55, 1 ja 2 ütleb, hoi igaüks, kes januneb, tulge vee juurde ja kellel pole rahu. Tulge, ostke ja sööge, jah, tulge, ostke veini ja piima ilma rahata ja ilma hinnata. Miks te kulutate raha selle eest, mis ei ole leib? Ja ma vaeva selle eest, mis ei rahulda. Kuulake mind hoolega ja sööge seda, mis on hea, ja teie hing rõõmustagu ennast rasvaga. Kes januneb, see tolgu minu juurde ja joogu, ja kes januneb, see tolgu ja võtku vabalt eluvett. Kristuses Jeesuses on leitav
sellisele inimesele täielik rahulolu. Esiteks, Kristuse ilu on nii suur, et selle avastamine pakub hingele ülimat meelerahu. Inimese hinges on loomulik igatsus selle järele, mis on ülimalt ilus ja täiuslik. Ja lihalik hing kujutab ette, et maapealsed asjad on kõige täiuslikumad. Üks peab täiuslikuks rikkust, teine hindab au kõige kõrgemalt ja teised hindavad enim lihalikke naudinguid. Kuid hing ei leia rahulolu ühestki nendest asjadest, sest ta leiab varsti, et nende täiuslikkusel on lõpp ja piir. Maailma inimesed kujutavad ette, et tõelist täiust ja tõelist õnne pakuvad need asjad, mida nemad taotlevad. Nad arvavad, et kui nad vaid suudaksid need kätte saada, oleksid nad õnnelikud. Ja kui nad need kätte saavad ega leia õnne, otsivad nad õnne millestki muust ja jätkavad selle taga ajamist. Aga Kristuses Jeesuses on tõeline ülevus ja nii suur täiuslikkus, et kui nad seda näevad, siis ei otsi nad enam edasi, vaid meel jääb temasse puhkama. Ta näeb temas ülimat hiilgust ja sõnu seletamatut magusust. Ta näeb, et ta on seni püüdnud kätte saada varju, kuid nüüd ta on leidnud sisu. Et enne otsis ta õnne ojast, kuid nüüd ta on leidnud ookeani. Kristuse ülimus on see, mis täidab hinge loomulikku janu. Ja on nii piisav, et ta ei janune enam iialgi. See on lõpmatu hiilgus, selline, mida meel ihaldab, millest ta ei leia piire ja mida rohkem meie meel sellega harjub, seda ülemana see paistab. Iga uus avastus muudab selle ilu veelgi voluvamaks ja meel ei näe sellele lõppu. Siin on piisavalt ruumi, et meie meel võib minna üha sügavamale ja sügavamale ega jõuda kunagi põhja. Inimese hing on esmakordselt seda ilu vaadates lõpmatuseni vaimustunud ja ta ei väsi sellest kunagi. Inimese meel ei küllastu kunagi, kuid Kristuse hiilgus on alati värske ja uus ja selle imetlemine annab kas või pärast 1000 või 10 000 aasta pikkust imetlemist sama palju rõõmu kui siis, kui ta seda esmakordselt nägi. Ja Kristuse hiilgus on see, mis sobib rahuldama inimese meeli ja ei ole midagi nii väärilist, millega ühe inimese mõistus saaks tegeleda, kui see hiilgus. Ei ole ühtki teist nii suurt ja üllast. Jeesuse Kristuse hiilgus on mõistlikule hingele sobivaks toiduseks. Hing, kes tuleb Kristuse juurde, toitub sellest ja elab sellest. See on see leib, mis tuli taevast alla, millest sööja ei sure. See on inglite toit, see on see vein ja leib, mis antakse ilma rahata ja ilma hinnata. See on see rasv, millest usklik hing end rõõmustab. Siin võib igatsuses hing leida rahu ja näljane hing saada täis headust. Rõõm ja rahulolu, mis siin leidub, ületab mõistuse ja see on kirjeldamatu ja täis aulisust. Need, kes on sellest allikast maitsnud ja tunnevad selle magusust, ei hülga seda enam kunagi. Hing on leidnud eluvee, jõe ega soovi mitte midagi muud. Ta on leidnud elupuu ega soovi ühtki teist vilja. Teiseks, Kristuse armastuse ilmsiks tulek annab hingele külduslikku rahu. Kristuse armastus on ülimalt magus ja rahu toov. See on parem kui elu, sest see on niivõrd väärika ja täiusliku isiku armastus. Tema armastuse ilu on seotud suuresti tema mõõtmatu täiusega. Mida armastusväärsem on inimene, seda igahaldusväärsem on tema armastus. Kui magus peab olema selle isiku armastus, kes on Jumala igavene poeg, kelle väärikus on sama, mis isal. Kui suur õnn oleks küll olla selle armastuse objektiks, kas on maailma looja, kelle kaudu kõik on tekkinud, kes on ülendatud Jumala paremale käele ja kes on tehtud peaks üle vürstide ja vaimude, üle võimude taevastes paikades, kelle jalge alla on pandud kõik, kes on kuningate ja isandate issand ja kes on isa kirkuse paiste. Pole kahtlust, et tema poolt armastatud olemine on piisav selleks, et anda rahu ühele tolmus püherdavale ussikese hingele. Ja Kristuse armastus on ülimalt ilus ja rahutoov selle suuruse tõttu. See on armastus, mis läheb surma. Selline armastus, mida pole kunagi varem nähtud ja millega ei saa midagi muud isegi võrrelda.
Me oleme kuulnud lugusid väga suurest armastusest maiste sõprade vahel. Taaveti ja Joonatani vahel oli ülevoolav armastus. Aga sellist armastust, nagu Kristusel ja on usklike vastu, ei ole kunagi nähtud. Selle armastuse rahutoov iseloom tuleneb ka selle ilusatest viljadest. Need väärtuslikud hüved, mida Kristus oma rahvale annab, ja need väärtuslikud tõotused, mida ta neile on andnud, on selle armastuse vili. Kristuse armastuse allikast voolavad rõõm ja lootus. Kolmandaks, Kristus on piisav, et anda rahu janunevale ja igatsevale hingele, sest ta on tee isa juurde. Mitte ainult selle imelisuse ja armu täiuse tõttu, mis temas endas on, vaid kuna me võime tema kaudu tulla Jumala juurde, saame temaga lepitatud õnnelikuks tema soosingus ja armastuses. Hinge vaesus ja puudus tema loomulikus olekus seisneb selles, et ta on Jumalast eraldatud, sest Jumal on kogu loodu rikkus ja õnn. Aga meie oleme loomu poolest Jumalast võõrdunud ja Jumal on meist võõrdunud. Meil ei ole oma loojaga rahu. Kristuses saame aga Jumalaga vabalt suhelda. Selleks, et me saaksime tulla Jumala juurde, selleks, et Jumal saaks oma vaimu kaudu meiega suhelda. Johannese 14:6 ütleb, Jeesus ütles talle, mina olen tee, tõde ja elu, ükski inimene ei tule isa juurde muidu kui minu kaudu. Efeslastele 2, 13, 18 ja 19 ütleb, aga nüüd olete teie, kes te varem kaugel olite, Kristuse vere läbi lähedaseks saanud Kristuses Jeesuses, sest tema kaudu on meil mõlemal juurdepääs ühe vaimu kaudu isa juurde. Nüüd ei ole te siis enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodakondsed ja Jumala perekonna liikmed. Kristus, olles seega tee isa juurde, on tee tõelise õnne ja rahulolu juurde. Johannese 10:9 ütleb, mina olen uks, kes iganes läheb sisse minu kaudu, see pääseb ja läheb sisse ja välja ja leiab karjamaad. Nii ütleb Jeesus. Seepärast kasutan ma nüüd võimalust, et kutsuda abivajajaid janunevaid hingi Jeesuse juurde. Viimsel päeval, sellel suurel pühapäeval seisis Jeesus ja hüüdis, kui keegi januneb, tulgu minu juurde ja joogu. Teie, kes te veel ei ole tulnud Kristuse juurde, olete vaimulikult vaesed ja hädas. Te olete kuivanud kõrbes, kuivas ju janunenud maal ja kui te olete üles ärganud, siis te tunnete, et olete hädas ja valmis minestama, sest teil ei ole midagi, millega oma hinge rahuldada. Tulge tema juurde, kes on nagu veejõed kuivale maale. Temas on rikkus ja küllus. Tema on nagu jõgi, mis alati voolab. Ja te võite igavesti elada tema juures ega mitte kunagi puudust tunda. Tulge tema juurde, kellel on selline hiilgus, mis on piisav, et anda sinu hingele täielik rahu. Kel on ülim hiilgus ja kes on kirjeldamatult kaunis, kelle juures olles võite igavesti oma hinges rõõmustada oma ilma väsimata ja ilma kurnatust tundmata. Võtke vastu tema pakutud armastus, kes on Jumala ainusündinud poeg ja tema valitu, kellest isa rõõmu tunneb. Tulge Kristuse kaudu Jumala isa juurde, kellest sa oled patu tõttu eemaldatud. Tema on tee, tõde ja elu. Tema on uks, millest igaüks sisse minnes saab päästetud. Kristuses Jeesuses võivad väsinud tunda puhkust ja magusat kosutust. Tema on nagu suure kalju vari märga igatseval maal. See võrdlus, mida tekstis kasutatakse, on väga ilus ja tähendusrikas. Araabia kuiva ja viljatu kõrbe kaudu on väga elavalt kujutatud seda viletsust, mille inimesed on endile pattude läbi põhjustanud. Seal ei ole ühtegi elavat peale lõvide, tiigrite, mürgiste madude. See on viljatu ja kuivanud ning ilma ühegi jõe ja allikata. See on põuane maa, kus sajab harva vihma. Äärmiselt kuum ja ebamugav maa. Põletavad päiksekiired, mis on valmis rändaja vaimu ära kulutama, kujutavad hästi inimese südametunnistuse hirmu ja sisemist Jumala pahameele tunnet. Ja kuna seal ei ole mingit varju, kus rändaja saaks puhata, vaid ainult siin ja seal mõni suur kivi, siis on see sobiv pilt Jeesusest Kristusest, kes tuli, et meid viletsusest lunastada. Kristust võrreldakse sageli kaljuga, sest ta on ehitajale kindel vundament, kindel kaitsevall ja tugi.
Need, kes elavad kalju peal, elavad kõige turvalisemas kohas. Võime neist lugeda, kes elavad kaljudes. Teda võib võrrelda kaljuga ka sellepärast, et ta on igavene ja muutumatu. Suur kalju püsib ajastust ajastusse vankumatult, liikumatult ja tuulest ja tormidest murdumatult. Ja sellepärast valis Jumal kalju Kristuse sümboliks kõrbes, kui ta lasi Iisraeli laste jaoks vett välja voolata. Ja suure kalju vari on kõige sobivam kujutis Jeesuse Kristuse poolt väsinud hingedele antavast värskusest. Kristuses on patustele täielik kasutus ja puhkus, kes on väsinud ja patuga koormatud. Patt on kõige kurjem ja vastikum asi, samuti kõige pahatahtlikum ja survavam. See on kõige surmav mürk, see ohustab enne kõik elu ja ohustab hinge, teeb meid haavatavaks kogu meie õnne kaotusele ja kogu viletsusele ja toob kaasa endaga Jumala viha. Kuigi inimeste ümber ripub see kohutav korjus, mis hoiab hinge kinni, valitseb selle üle, hoiab seda oma valduses ja absoluutse käsu all. See ripub nagu küülik südame küljes või hoopis hoiab seda nagu lõvi oma saaki. Kuid siiski on palju inimesi, kes ei tunne oma viletsust. Nad on sellises unes, et nad ei ole sellest seisundist eriti rahutud. See ei ole neile väga koormav. Nad on nii sottis, et nad ei tea, milline nende seisund on ja mida neist saada tahetakse. Aga on teisi, kelle meeled on niivõrd taastunud, et nad tunnevad valu ja näevad lähenevat hävingut. Ja patt lasub nende peal nagu raske koorem. See on see koorem, mis lasub nende peal päevast päeval ja öösel. Nad ei saa seda ise maha panna, et puhata, vaid see rõhub neid pidevalt. See on neile tugevasti külge seotud ja valmis neid alla vajutama. See on pidev südametöö ja vaev, et end selle koorma all edasi kanda. Nii loeme nende kohta, kes on vaevatud ja koormatud. Või pigem on see nagu kõrvetav kuumus kuivas kõrbes, kus päike peksab ja põletab kogu päeva, kus neil ei ole midagi, mis neid kaitseks, kus nad ei leia varju, et end värskendada. Kui nad heidavad pikali, et puhata, siis lamavad nad kui kuuma liiva peal ja kus ei ole midagi, mis hoiaks kuumust eemal. Siinkohal on ehk kohane küsida, kes on väsinud ja patuga koormatud, millises mõttes võib patune olla väsinud ja patuga koormatud. Patused ei ole patuga väsinud mingist vastumeelsusest patule. Pole olemas patust, kes oleks pattudega koormatud selles mõttes, milles Jumala kartlik inimene kannatab oma sees olevat pattu, kui oma igapäevast ja suurimat koormat, sest ta vihkab seda ja igatseb sellest vabaneda. Ta tahaks sellest väga kaugel olla ja mitte midagi sellega enam pistmist teha. Ta on valmis hüüdma nagu Paulus, oo armetu inimene, kes mind sellest surmaihust vabastaks. Muutmata inimesel ei ole midagi sellist, sest patt on siiski tema rõõm. Ta armastab seda väga. Isegi kui ta tunneks end süüdi, ei ole üldiselt tema armastus patu vastu surmatud. Ta armastab seda sama hästi nagu alati. Ta peidab end ikka veel seda nagu magusat suupistet oma keele all. Kuid on vahe, kas olla patuga väsinud või koormatud või olla patust väsinud. Vaimulikult üles ärganud patused on oma patuga olemisest väsinud, kui mitte patust endast väsinud õiges mõttes. Seega nad on väsinud ainult patu süüst, see süü, mis nende südametunnistuse külge haardub, see on suur koorem. Jumal on pannud nende südametunnistuse sisse tunnetuse, mis enne oli nagu kõrvetatud liha ja just süütunne on see, mis neid vaevab. Patu rüvedus ja selle kuri olemus püha, armulise ja aulise Jumala vastu, see ei ole neile koormaks. Kuid just seos patu ja karistuse, patu ja Jumala viha vahel teeb selle neile koormavaks. Nende südametunnistus on koormatud süüga, mis kohustab neid karistusele. Ja nad näevad, et seaduse ähvardus ja needus on ühendatud nende pattudega. Ja nad näevad, et Jumala õigus ja tema kättemaks on nende vastu. Nad on koormatud oma pattudega, mitte sellepärast, et neis
on midagi vastikut, vaid sellepärast, et neid on põrgu. See on patu astel, millega see nõelab südametunnistust ning vaevab väsinud hinge. Selliste suurte pattude süü on hinge peal ja inimene ei näe võimalust sellest vabaneda, vaid tal on väsitavad päevad ja väsitavad ööd. See paneb teda mõnikord ütlema nagu psalmist, oleksid mul tuvitiivad, ma lendaksin minema ja asuksin kuhugi kaugele elama. Vaata, ma põgeneksin kaugele ja viibiksin kõrbes, ma tõtaksin pääsema pakku tuulepöörise maru eest. Aga kui patused tulevad Kristuse juurde, siis võtab ta ära selle, mis oli nende koorem ehk nende patt ja süü, mis oli nii raske nende südamele ja mis nii paines nende meelt. Esiteks ta võtab ära patu süü, millest üks hing enne ei näinud mingit võimalust vabaneda ja kui seda ei eemaldata, viib igavesse hukatusse. Kui patune tuleb Kristuse juurde, võetakse see kõik korraga ära ja hing jääb vabaks. Ta on kergendatud oma koormast, ta on vabastatud oma orjusest ja ta on nagu lind, kes pääses linnupüüdja paelust. See hing näeb Kristuses teed rahule Jumalaga ja teed, mille kaudu võib vastuse leida seaduse nõudmistele ja rahuldada Jumala õigluse, kuid samas ise pääseda. See on üks imeline tee, kuid ka kindel ja auline tee. Ja millist puhkust annab väsinud hingele see, kui ta näeb end niiviisi päästetuna, et tema murede ja hirmude alus on täielikult kõrvaldatud ja et Jumala viha lakkab, nii et tal on rahu Jumalaga ja tal ei ole enam põhjust põrgut karta, sest ta on igaveseks päästetud. Kui värskendav on hingele, kui ta saab korraga vabaks sellest, mis tõi ta jaoks nii palju häda ja hirmu, ja kui kergendav on see, kui ta on lahti sellest, mis ta jaoks oli niivõrd koormav. See on nagu jahedasse varju jõudmine pärast seda, kui inimene on rännanud kuivas ja kuumas kõrbes ja peaaegu minestab kõrvetava kuumuse käes. Ja siis võtab Kristus kui ka patu ära ja surmab selle kiveduse juurde, mis on kõigi sisemiste rahutuste ja ägade põhjuseks, mis teevad meie meele nagu rahutuks mereks, mis ei saa puhata ja toob meile täieliku rahu. Kui süütunne on ära võetud ja patt on surmatud, siis eemaldatakse kogu hirmu, häda ja valu põhjus ning hing leiab rahu ja puhkust. Teiseks, Kristus annab jõudu ja uue elu lootust väsinud hingele, kes tema juurde tuleb. Enne Kristuse juurde tulemist on patune nagu haige inimene, kes on nõrgestatud ja alandatud ja kelle loomust kurnab mingi tugev häda. Ta on täis valu ja ta on nii nõrk, et ta ei suuda kõndida ega seista. Sellepärast võrreldakse Kristust arstiga. Aga kui Jeesus seda kuulis, ütles ta neile, need, kes on terved, ei vaja arsti, vaid need, kes on haiged. Kui ta tuleb ja räägib sõna, siis see annab ta elu lootust sellele, kes enne oli nagu surnu. Ta annab vaimuliku elu ja igavese elu alguse. Ta elustab meelt, andes oma elu ja jõudu. Uuendab tema loomuse ja loob inimesse täiesti uueks looduks. Nii et nõrk uppunud vaim on nüüd taas elustatud ja see vaimuliku elu läte on pidevaks ja värskendavaks allikaks nagu elava vee kaev. Kes iganes joob seda vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille ma talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Kristus annab oma vaimu, mis rahuldab meie meelt. See on nagu värskendav tuulepuhang. Ta annab jõudu, et tõsta üles meie väsinud käed ja ta tugevdab meie nõrkunud põlvi. Kolmandaks, Kristus annab neile, kes tema juurde tulevad, sellist lohutust ja rõõmu, mis on nii piisav, et nad unustavad oma kõik endised vaevad ja pingutused. Vaid natuke tõelist rahu, natukene Kristuse armastusrõõmu ja vaid natukene tõelist ja püha igavese elu lootust on piisav, et korvata kogu see vaev ja väsimus ning kustutada koguni selle mälestus meie meelest. See rahu, mis tuleb tõelisest usust, ületab kogu mõistuse ja see rõõm on tõepoolest kirjeldamatu rõõm. Sellest rõõmust on midagi eriliselt magusat ja värskendavat, mida teistes rõõmudes ei ole ja mis võiks olla küll
mis võiks küll paremini elustada meie meelt või anda meile rõõmustamiseks parema põhjuse kui lootus igavese kirkuse nautimiseks Jumala enda tõotustest Kristuses. Kui me tuleme Kristuse juurde, siis ei saa me mitte ainult tema varju all puhata, vaid ka tema viljadest süüa. Need on selle puu viljad. Tema varjus ma igatsen istuda ja tema vili on mu suulaele magus. Enne kui ma lähen meie vaadeldava tõe järgmise üksikasja juurde, tahaksin pöörduda nende poole, kes on väsinud, innustamaks neid kosutust leidma Kristuse varju all. Selle seisundi suur häda võiks arvata peaks olema teile ajendiks, et vastu võtta leevendus ja abi pakkumine. Te olete väsinud ja oleksite kahtlemata rõõmsad, kui saaksite puhata, kuid siinkohal peate te mõtlema. Esiteks, et ei ole muud abinõu kui Jeesus Kristus. Miski muu ei anna teile tõelist rahu. Kui te saaksite taevasse lennata, ei leiaks te sealt seda. Kui te võtaksite koidutiivad ja asuksite elama Viimse mere äärde, mõnda üksildasse kohta kõrbes, ei saaks te siiski oma koormast lahti. Nii et kui te ei tule Kristuse juurde, siis te peaksite kas jätkamas ikka veel väsinud ja koormatuna või mis on hullem, peate naasma oma vanasse surnud unne, rumaluse seisundisse, mitte ainult nii, vaid te peate igavesti Jumala viha endi peal kandma. Teiseks, mõtle selle peale, et Kristus on Kristus on sulle käepärast abinõu. Sa ei pea endale ihaldama tuvitiibu, et saaksid kaugele ära lennata ja puhata, sest Kristus on lähedal, kui te seda vaid tajuksite. Roomlastele 10, 6, 7, 8 ütleb, ent õigus, mis tuleb usust, ütleb, ära ütle oma südames, kes läheb üles taevasse, see tähendab Kristust alla tooma, või kes läheb alla sügavusse, see tähendab Kristust üles tooma surnuist. Kuid mida see ütleb? Sõna on su lähedal, su suus ja su südames. See on usu sõna, mida me kuulutame. Ei ole vaja teha mingit suurt tööd, et jõuda puhkuseni, sest tee sinna on vaba ja avatud. See on vaid sinna minemine, see on vaid Kristuse varju all istumine. Kristus ei nõua raha, et temalt meelerahu osta. Ta kutsub meid üles tulema vabalt ja ilma tasuta. Isegi kui oleme vaesed ja meil ei ole raha, siis võime siiski tema juurde tulla. Kristus saatis oma jüngreid välja kutsuma vaeseid, sandistatuid, vigaseid, pimedaid. Ta ei taha teid palgata, et teid lihtsalt vastu võtta ja rahu anda. See on tema töö, see on tema kui vahemehe töö, et anda puhkust väsinud hingele. See on töö, milleks isa teda võidis ja millest ta rõõmustab. Issanda vaim on minu peal, sellepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutada issanda meelepärast aastat. Kolmandaks, Kristus ei ole mitte ainult abinõu teie väsimusele ja vaevale, vaid ta annab teile rohkesti sellele vastupidist, rõõmu ja õnne. Need, kes tulevad Kristuse juurde, ei tule mitte ainult pärast kõrbes rändamist puhkepaika, vaid nad tulevad pidusöögi kotta, kus nad saavad puhata ja kus nad saavad pidutseda. Nad võivad unustada oma endised mured ja vaeva ning astuda vaimulike rõõmude rajale. Kristus mitte ainult ei vabasta põrgu ja viha hirmust, vaid ta annab taevalist lootust, nii et me võime Jumala armastuses rõõmutseda. Ta vabastab meid sisemistest rahutustest ja valust, sellest südametunnistuse süütundest, mis on nagu uss, mis närib sees, ja ta annab selle asemel rõõmu ja sisemise au. Ta toob meid välja süvikutest, tulvil põuasest kõrbest ja päästab meid tuliselt lendavate vaimude käest. Ta toob meid meeldivale maale, mis piima ja mett voolab. Ta vabastab meid vanglast ja tõstab meid üles sõnniku honnikust ja ta seab meid vürstide sekka ja laseb meil pärida autrooni. Seega, kui keegi on väsinud, kui keegi on vangis, kui keegi on aheldatud, kui keegi on kõrbes, siis tulge meie õnnistajagi Jeesuse juurde, kes on nagu suure kaljuvari märga igatseval maal. Ärge viivitage, tulge, tõuske ja tulge. Kristuses on Jumala väsinud rahvale vaikne puhkus ja magus
värskendus. Seni, kuni Jumala rahvas ehk pühad ise on selles ebatäiuslikus seisundis ja nende südames on nii palju patujäänuseid, on ikkagi veel haavatavad ja paljudele muredele ja kurbustele ning paljudele väsimustele ja neil on sageli vaja uuesti Jeesuse Kristuse juurde pöörduda, et leida puhkust. Nimetan 3 juhtumit, mille puhuks on Kristus piisav abinõu. Esiteks, Kristuses on puhkust ja magusat kosutust neile, kes on väsinud tagakiusamistest. Tagakiusamine on olnud selles maailmas Jumala koguduse pidevaks osaks. Aeg-ajalt on olnud mõningaid rahulikke ja välise õitsenguse perioode, kuid üldiselt on olnud teisiti. See on ka kooskõlas esimese Kristust puudutava ettekuulutusega, kui ta ütles, ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu ja seemne vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele. Need 2 semet on Aabeli ajast saadik olnud vaenu jalal. Saatan on kandnud suurt viha Jumala koguduse vastu. Ja nii on seda teinud ka need, kes on tema seemnest. Ja sageli on Jumala rahvast tagakiusatud äärmuslike meetoditega. Teda on piinatud kõige peenemate piinade läbi, mida mõistus või inimkunst on suutnud välja mõelda, ja tuhandeid neist on piinatud kuni surmani. Kuid isegi siin võib leida puhkust ja virgutust Kristuses Jeesuses. Kui nende julmad vaenlased ei ole neile selles maailmas puhkust andnud, kui nad ei saanud põgeneda, ei kandid vältida oma vaenlaste raevu, vaid paljusid neist on piinatud pidevalt päevast päeva ja nende piinad pikenesid. Kuid isegi siis on nad Kristuses rahu leidnud. Ajalugu on seda tihti näidanud. Märtrid on sageli selgelt näidanud, et nende meelerahu ja rõõmu olid häirimatud isegi keset kõige rängemat kehalist piinamist ja nad on vahel rõõmustanud ja laulnud kiitust ka piinades ja tules. Kui Kristus on heaks arvanud oma vaimu välja saata, et ilmutada oma armastust ja kui tema on ühe hingesõber, siis toetab teda isegi kõige rängemates piinamistes, mida inimene võib välja mõelda. Kristus on hinge rõõm ja kui meie hing on rõõmus ja täis jumalikku valgust, siis sellist rõõmu ei saa ükski inimene ära võtta. Ükskõik milline väline viletsus ka tema osaks ei saaks, Jumala vaim hoiab teda siiski ülal. Teiseks, Kristuses on rahu ja Jumala rahva jaoks, keda vaevavad kannatused. Kui inimene vaevleb suure kehalise nõrkuse all või mõne haiguse käes, mis põhjustab sagedasi ja tugevaid valusid, siis väsitab selline asi nii nõrka olendit, nagu inimene on. Sellise inimese jaoks võib olla lohutuseks ja toeks mõelda selle peale, et tal on vahemees, kes teab ka oma kogemusest, mida valu tähendab, kes on oma valuga ostnud talle igavese rõõmu ja rahu ning kes laseb oma ajutistel kannatustel töötada palju suurema rõõmu nimel, mis saab talle osaks siis, kui ta kord oma vaevadest ja muredest puhkab. Kui inimene on sattunud suurde kitsikusse, mis puudutab tema elatist ja vaesus toob kaasa palju raskusi ja muresid, siis võib sellisele inimesele olla toetavaks ja värskendavaks mõtteks see, et tal on halastav päästja, kes maa peal olles oli nii vaene, et tal ei olnud, kuhu oma pead panna, ja kes sai vaeseks, et teda rikkaks teha, ja kes ostis talle jääva rikkuse ja muudab tema vaesuse ülimalt suureks ja igaveseks aupaisteks. Kui Jumal oma ettehoolduses laseb oma rahval kaotatud sugulasi leinata ja kui säärane asi juhtub korduvalt ja võtab ühe teise järelt ära need, kes olid talle nii kallid, siis on toetav ja värskendav mõelda sellele, et Kristus on kuulutanud, et tema on ka kõigi lähedaste asemik neile, kes tema peale usaldavad. Tema on neile nagu ema, õde ja vend. Ta on võtnud nad enese juurde ühte väga lähedasse suhtesse ja ka kõikides nendes õnnetuste olukordades on usklikule hingele suureks lohutuseks mõelda selle peale, et tal on eestkostja Jumala juures, et tema kaudu saab ta usaldusega pöörduda armutrooni juurde ja et Kristuses on meile nii palju suuri ja kalleid tõotusi,
et kõik asjad tulevad heaks neile ning et need kõik viivad lõpptulemusena igavesse õndsusse. Jumala rahvas võib alati, kui vaevad ja kannatused, nagu kuumad päiksekiired, vaevavad, tema poole pöörduda, kes on nagu suure kalju vari ja leida temas kindel kaitse ja magus kosutus. Kolmandaks, Kristuses olles on Jumala rahvale vaikne puhkus ja magus värskendus, kui ta on väsinud saatana kiusamisest. Kurat, see Jumala ja inimeste pahatahtlik vaenlane, teeb kõik, mis tema võimuses on, et pimestada ja takistada ning kiusata Jumala rahvast ja muuta nende elu ebameeldivaks. Sageli tekitab ta asjatuid ja alusetuid kahtlusi ning täidab meelt sellise hirmuga, mis on lausa piinav ja püüab neid kristlikul teel kõvasti takistada. Sageli tekitab ta udu ja pimeduse pilvi ning äratab meie rikkutust ja täidab seeläbi meie meelt murega ja ahastusega ja mõnikord ka väsitab meie hinge. Nii et nad võivad öelda nagu psalmist, palju härjavärsse ümbritseb mind, paasani sõnnid piiravad mind, nad ajavad oma lõuad ammuli mu vastu nagu lõvi, kes murrab ja müürgab. Kui meie hing siis Jeesuse Kristuse juurde põgeneb, võime temas rahu leida, sest tema tuli maailma, et hävitada saatan ja päästa hinged tema käest. Ja tema jalge alla on pandud kõik, olgu need siis taevased, maapealsed või põrgus. Ja sellepärast võib ta nõnda heaks arvates saatanat ohjes hoida. Ei ole kahtlust, et ta on tõesti valmis meie peale selliste kiusatuste sees halastama. Selles võime kindlad olla, sest teda on saatan kiusanud samamoodi nagu meid. Tal on voli aidata neid, kes on kiusatuses. Ja ta on lubanud, et ta alistab saatana oma rahva jalgade alla. Sellepärast pöördugu Jumala rahvas säärast sorti väsimuse kätte sattudes Jeesuse Kristuse juurde, et leida varjupaik, kus puhata. Võime siinkohal täheldada suurt põhjust Jumala headuse ja armu imetlemiseks meie vastu, meie alanduses, et ta niimoodi on meid vastu võtnud, meile vastu tulnud, et meie eest hoolitseda ja meid aidata. Meie oleme oma pattu tõttu Jumala vastu vajunud kõiksugusesse kurjusesse ja Jumal on andnud meile abinõu kõige kurjuse vastu. Ta ei ole meid õnnetustes abita jätnud. Meie oleme oma patu läbi endid Jumala viha ees haavatavaks teinud, õiguse ees, mis maksab meile meie tegusid mööda, kuid Jumal on teinud väga suuri asju, et meid viha eest päästa. Ta on maksnud lugematut hinda selle eest, et seaduse nõuded ilma meie kannatusteta rahuldada. Meie oleme oma pattude läbi tekitanud endile südametunnistuse valusid, oodates Jumala viha kohutavaid marutuuli. Kuid Jumal on pakkunud meile varjupaika selle marutuule eest. Ta kutsub meid oma kambritesse end pahameele eest varjama. Meie oleme patu läbi teinud endid vaesteks, puudust kannatavateks olenditeks, aga Jumal on andnud meie kätte tules karastatud kulla. Meie oleme patu läbi end alasti kiskunud ja meist möödunult on tema meie puudust märganud ja andnud meile selga valged rõivad, et meie alast olekut katta. Meie oleme endid pimedaks teinud, kuid Jumal on oma halastusest meie silmi salvinud, et võiksime näha. Meie oleme end ilma jätnud igasugusest vaimulikust toidust, oleme nagu kadunud pojad, kes näljas hukka lähevad ja täidaksime hea meelega oma kõhud koorikutega. Jumal on aga märganud meie olukorda ja teinud meile rasvast nõretava pidusöögi ning saatnud välja oma sulased, et nad kutsuksid vaeseid, küürakaid, jalutuid ja pimedaid. Meie oleme patu läbi toonud endid kuivale ja janusele kõrbele, aga Jumal on olnud halastav ja meie olukorda märganud ning andnud meile veeojad kaljust. Meie oleme patu läbi endid armetuteks orjadeks teinud, Jumal on aga hoolitsenud selle eest, et võiksime olla vabad. Meie oleme endid väsitanud, Jumal on andnud meile aga puhkepaiga. Meie oleme patu tehes endi peale kannatusi toonud, Jumal on meie peale aga halastanud ja
Kristuses andnud meile tõelise lohutuse. Me oleme end suurele vaenlasele saatanale paljastanud, nii et ta meid kisub ja kiusab. Jumal on aga halastanud ja andnud meile päästja ja lunastaja, kes on saatanast jagu saanud ja kes suudab meid vabastada. Seega Jumal on Kristuses andnud meile piisavalt abi kõiksugustes hädades. Kuidas me küll peaksime Jumalat kiitma selle rohke abi eest, mida ta meile on osutanud? Meile vaestele ja patustele, kes me nii vääritud ja tänamatud olime. Ta ei ole säärast abi pakkunud langenud inglitele, kes on jäetud abita kõigis hädades ja viletsustes, millesse nemadki on sattunud. Me peaksime imetlema Kristuse armastust inimese vastu, et ta nii viisi on andnud end kogu nende kurjuse parandamiseks ja kõige hea allikaks. Kristus on andnud end meile, et olla meile kõik, mida me vajame. Meie tahame kaetud olla ja Kristus ei anna meile mitte ainult rõivaid, vaid ta annab iseennast meile riideks, et me temaga rõivastuksime. Galaatlastele 3:27 ütleb, sest kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. Roomlastele 13:14 ütleb, vaid rõivastuge Issanda Jeesuse Kristusega ja ärge tehke ihu eest hoolitsemisest himude rahuldamist. Meie tahame toitu ja Kristus on andnud ennast meie toiduseks. Ta on andnud oma liha meie toiduks ja oma vere meile joogiks, et meie hingi toita. Nii ütleb Kristus meile ise, et tema on taevast alla tulnud eluleib. Mina olen eluleib, teie esiisad sõid kõrbes mannat ja surid. See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene sellest sööks ega sureks. Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Ja leib, mille mina annan, on minu liha ja annan selle maailma elu eest. Selleks, et meie saaksime süüa tema lihast, oli vaja, et teda tapetaks, nii nagu ohver peab saama tapetud, et sellest süüa. Ja Kristuse armastus meie vastu oli säärane, et ta nõustus saama tapetud. Ta läks nagu lammas tapmisele, et anda oma liha meile vaestele nälgivatele hingedele toiduks. Meie vajame elupaika, me oleme patu läbi justkui end välja tõrjunud majast ja kodust. Kristus on aga iseennast andnud oma rahva elupaigaks. Psalm 90, Psalm 1 ütleb, Issand, sina oled meile andnud eluasemeks põlvest põlve. Jumala rahvale on tõotatud, et nad peavad igavesti elama Jumala templis ega sealt enam kunagi lahkuma. Ja meile on öeldud, et Kristus ise on uue Jeruusalemma tempel. Kristus annab end oma rahvale, et olla neile kõik, mida nad vajavad ja kõik, mis neid õnnelikuks teeb. Kolosslastele 3:11 ütleb, kui see sünnib, siis ei ole enam kreeklast ega juuti ega ümberlõikamatut ega ümberlõikamatut, ei umbkeelset ega sküüti, ei orja ega vaba, vaid kõik ja kõikides on Kristus. Et ta nii võiks saada, siis ei ole ta keeldunud millestki, mis oli vajalik, et teda selleks ette valmistada. Kui oli vaja, et ta lihaks saaks, ei keeldunud ta sellest, vaid sai inimeseks ja ilmus meile orja kujul. Kui oli vaja, et ta tapetaks, ei keeldunud ta sellest, vaid andis end meie eest ristil. Siin on meile armastus, mida imetleda, mida ülistada ja mille üle rõõmustada igavesti. Aamen.